Tere kõikidele Valga haigla taskuhäälingu Piirilinna tervisejutud kuulajatele. Täna vestleme arstiteaduskonna 5. kursuse tudengitega, et saada teada, missugused on nende kogemused ja mõtted maakonna haiglas töötades. Sõna saavad Marta Johanna Truumaa, Maria Jefimova, Sandra Sõstar ja Karim Muhamedjanov. Alustame Sandrast, kellel enne Valga haiglasse tulekut oli omandatud juba suurhaiglas töötamise kogemus ja samuti saadud ka väike karastus. Ma tegelikult töötasin eelmine suvi siis ka PERH-is abiarstina ja siis, kuna see kogemus oli väga kasulik, et reaalselt seda arsti igapäevatööd nagu näha ja tundma õppida, et siis ma otsustasin, et tahaks nagu jätkata seda, et mõnel teisel erialal kui võimalik. Ja siis ma tulingi Tartusse tagasi ja hakkasin võimalusi otsima ja saatsin kirju ja siin ma olen. Ma tahtsingi just saada nagu neid üldarstlikke teadmisi juurde ja mis väga oluline, et lõppkokkuvõttes arstitöö on suuresti ikkagi praktiline, et ikkagi saada siis seda praktilist kogemust juba enne, kui mul päriselt need paberid käes on. Ja seda kõike ma siiani olen saanud ja mis mulle just väga siin Valgas töötamise juures meeldib, pigem võib-olla ongi see, et tempo on niisugune pigem rahulik, et antaksegi võimalus palju ise läbi mõelda, enne kui sa hakkad küsimusi esitama, et see aeg on täitsa olemas ja siis need sisulised küsimused lõpuks saabki siis vastavate inimeste käest ära küsida ja kunagi ei ole olnud sellist olukorda, et keegi ei taha nagu vastata või viitsi tegeleda või et alati ikkagi see abi ja toetusvajadusel on kättesaadav, aga samas keegi ei vaata sul kogu aeg üle õla, et mis sa nüüd valesti teed või mis sa õigesti teed, et jah, õpetas kindlasti sellist vastutust võtma oma töö ja teadmiste eest. 6 aasta õppega arsti elukutse omandamine ei lõpe, mis arvad, mis sinust edasi saab või missugused on sinu sihid? Selline tüüpiline vastus, et 100% kindlust ei ole tekkinud, et mul ei olnud nagu see olukord, et ma tulin kooli ja ma kohe teadsin, mis eriala ma valin, et ma lootsingi, et mingi inspiratsioon tabab mind või et mõni ala tekitab rohkem huvi kui teine, aga lõppkokkuvõttes jah, mulle just meeldib pigem see patsiendiga suhtlemine ja nõustamine ja rääkimine ja nagu asjade põhipõhjusteni jõudmine, et ja see, et suunata inimesed ikkagi oma tervise eest ise vastutust võtma, et sellest tulenevalt ma tunnen, et võib-olla ikkagi perearsti või sisearsti teema on nagu minu jaoks. Marta Johanna tuli Valga haiglasse eelmise aasta oktoobris tööportaali kaudu. Mina olen olnud tööl siseosakonnas ja mulle on jäänud samuti igati positiivne mulje sellest töökogemusest, et meile satub osakonda väga-väga laia profiiliga patsiente, et see on kuidagi võimaldanud neid akadeemilisi teadmisi rakendada ka päriselus ja nagu kuidagi kinnistada neid teadmisi. Miks üldse arstiks hakkasid? See on raske küsimus, aga kuidagi gümnaasiumi ajal bioloogia aine mulle hästi meeldis ja just see inimkeha anatoomia ja toimimine oli hästi põnev minu jaoks ja siis ma mõtlesin, et loogiline edasine minek oleks siis arsti elukutse valimine. Oled sa mõnikord kas või õpingute käigus ka kahetsenud, et on ju teada, et need eksamid ja eksamiteks valmistumine väga lihtne vist ei ole, et nii mõnigi kord tuleb mõte, et läheks vist hoopis kusagile mujale, kas või metsa? Eks ikka enne raskeid eksameid selliseid lootusetuse momente on, aga need on ikkagi alati ajutised ja kui need rasked eksamid tehtud saavad, siis rõõm on selle võrra kahekordne ja tahe edasi minna samuti. Mida tegelikult üks noor tudeng kõige rohkem vajab, kui ta tuleb tööle? Sellist, ma ütleks, et järjepidevust ja ei tasu ära ehmatada sellest, et kõikideks olukordadeks kool paraku ette ei valmista, aga see tuleb kogemusega ja sellised tööampsukesed abiarstina ongi väga
selline turvaline ja mõnus viis arsti päris tööga nagu tutvuda võib-olla. Mida sa oma kogemuste põhjal ütled, et kas tasub väike põige teha maakonna haiglasse või on ikka suuremad sihid silme ees paremad? No eks ikka tasub. Siin on meil nii soe ja toetav kollektiiv ja tegelikult on palju rohkem jällegi sellist iseseisvust ja oma mõtlemise, oma arstliku mõtlemise arendamist, et see on tõesti uskumatu väärtusega kogemus. Kes sinust edasi saab? Mina olen viimased mõned aastad valmistanud ennast ette nefroloogiks saamiseks, et mulle neeruhaigused väga meeldivad ja just see dialüüsi pool samuti. Maria tuli Valga haiglasse eelmise aasta juulis elukaaslase soovitusel. Minu elukaaslane on siin anestesioloog ja siis ta pakkus mulle, et tule tööle, et oma teadmised siis ellu viia. Ja siin ma olengi, põhitöökoht mul on EMO-osakond, aga teen lisatööd ka siseosakonnas. Mingi hetk tuli mõtte selline, et oleks väga tore teada, mis minu patsiendist saab peale EMO käsitlust ja nüüd ma saan nagu oma teadmised veel edasi viia, et kui on esmane käsitlus tehtud, siis natuke pikemalt juba seda patsiendi vaadata. Oled sina ka mõnikord mõelnud, kas sa oled ikkagi õigel teel? Ikka esimesed valved EMO-s mul olid nagu väga šokeerivad, et mind lihtsalt visati külma vette ja saad hakkama nii, nagu saad. Aga ajaga tuli see kogemus, et alguses oli väga raske, et sa ei tea, kuidas haiglad toimib üldse, sa ei tea, kuidas meditsiinisüsteem toimib. Et tundsin väga puudust erialaspetsialistidest, kuna meil ei ole siin väga neid erialaspetsialiste, siis me teeme väga tihedat tööd Tartu Ülikooli kliinikumiga. Ja see ka väga nõuab palju kogemust, et kuidas sa presenteerid seda patsiendi, et millest vastust sa saad. Et see nõudis ka harjutamist. Miks sina arstielukutse valisid? Raske küsimus. Ma ei tea, võib-olla oli selline lapsepõlveunistus ka, aga samas, kui ma astusin ülikoolisse, siis mul ei olnud sellist nagu tunne, et minust saab arst, et ma lihtsalt läksin ja kuidagi olengi siin. Ja sinu eriala valik on vist ka juba paigas või? Enam-vähem jah, et ma mõtlen, minust saab väga hea perearst. Karim saabus Valga haigla EMO-sse tööle kindla sooviga omandada vastav kogemus just maakonna haiglas. Esimene valve oli doktor Miusega, kes on väga kogunenud EMO-arst ja temaga ma tundsin ennast väga turvalisena. Missugused kogemused või ka ütleme sellised õppetunnid oled sa nüüd Valga haiglas töötades saanud? Võib-olla esimene ja kõige tähtsam, et ei tohi olla liiga enesekindel ja samuti ei tohi nii palju olla ebakindel samal ajal. Ja teine võib-olla minu meelest kõige tähtsam on, tuleb nagu austada meeskonda ja meeskonna tööd ja alati mitte karta nõu küsida vanematelt kolleegidelt. Ja õed ja hooldajad on sinu paremad sõbrad ka. Ma olen aru saanud, et sa tulid otse EMO-sse ja oled EMO-sse jäänudki? Ja, hetkel ma töötangi ainult EMO-s. Kas sinu tulevik on ka EMO-ga seotud? Oled sa juba mõelnud, et kui 6 aastat arstiteaduskonda läbi saab, siis mis edasi? Mul on alates esimestes kursused on kindel plaan, et ma tahan saada neurokirurgiks ja pigem tulevikus spetsialiseerida lülisamba kirurgiks. Aga nagu mina arvan, et olla hea eriarst, peab sa olema hea üldarst ja parimad üldarsti teadmised saad just maakonna haiglatest, nagu Valga haigla on. Aitäh teile Sandra, Marta, Johanna, Maria ja Karim tänase toreda vestluse eest. Soovime tuult tiibadesse, edu ja õnnestumisi teile kõiges. Tänusõnad kuuluvad ka kuulajatele.